nüüd me jõudsime Tinkercadi ülesandeni. Selle jaoks, et alustada uut ülesannet, valime siis Create menüüst Circuits. Võtame kõigepealt siit selle Arduino Uno, teeme siis tema peal ühe hiirekliki kiirelt ja siis lohistame ta lihtsalt ekraanile. Teeme uue hiirekliki, nüüd ta asetati meile sellesse kohta ekraanil. Komponentide valikus valime mitte siis Basic'u nagu alguses oli, vaid valime All. See siis annab meil kõikide komponentide valiku ja kerime senikaua alla, kuni me leiame siis ekraanid. Valikus on kahte väga sarnast ekraani, üks on siis tavaline LCD 16x2 ja teine on siis samasugune ekraan, aga I2C ühendusega. Erinevus ongi lihtsalt selles, et selle tavalise 16x2 ekraani puhul me peaks tegema Arduino ekraani vahele päris mitu ühendust, mitte vähem kui 16, võimalik, et isegi rohkem, siis I2C puhul me saame 5 juhtmega hakkama. Ja selle toome samamoodi ekraanile ja selliselt on ta meil olemas nüüd. Aga selle jaoks, et see asi töötaks, ühesõnaga siin üleval on olemas selline tsentreerimise nupp, mis siis paneb pildi tagasi selliseks, et asjad mahuvad ekraanile täpselt ära. Et kui on selline hiir, mis kipub zoomima liiga palju, siis see on üks hea nupp, mida kasutada. Mis ma tegelikult öelda tahtsin, oli see, et selle ekraani peal tuleks nüüd teha uuesti vasak klikk, tekib siia selline menüü ja selles menüüs tuleb siis valida kõigepealt tüüp. Tüüp on siis PCF 8574 ja aadressiks valime siis praegu 39 ehk et 0x27. Miks see aadress tegelikult valitud on see, et kui päriselus nende ekraanidega mängida, siis vähemalt minu kogemus ütleb, et neil on olemas 2 aadressi ja üheks neist 2 aadressist on siis seesama 0x27. Et miks Tinkercad nüüd rohkem pakub, on minu jaoks natuke küsimärk, aga see on jällegi mitte oluline täna. Ehk et kui võtta netist lahti mingisugune juhend, siis enamus kasutavadki seda sama 0x27 ja saab põhimõtteliselt copy-paste'iga Tinkercadist võtta koodi ja tõsta reaalsesse maailma ja see peaks töötama suures plaanis. Nii. Aga et see asi ka päriselus tööle hakkaks, ma lohisen seda ekraani natukene allapoole, sest mul on vaja ära ühendada ka maa ja toiteotsad, mis asuvad siis Arduino'l siin alumises reas. Selle jaoks me siis valin kõigepealt juhtme värvi musta ja teen ära kõigepealt siis groundi ehk et maaühenduse ehk et miinuspoole. Tulen umbes niimoodi siia kuni groundini peaaegu. See, et millist groundi valida, see on igaühe oma enda otsus. Kõik töötavad ühtemoodi. Lihtsalt võimalus on ühendada rohkem kui ühte seadet siis Arduinoga, selle jaoks on neid groundi otsasid natuke rohkem välja toodud. Selleks, et teha nüüd seda VCC ehk et siis 5 voldi otsa, kõigepealt tuleb siis teha vasak hiireklikk kuskil tühja ala peal, et see praegune juhe ei oleks enam valitud. Siis me saame värvi vahetada juba enne uue juhtme vedamist, võtame siis punase ehk et soovituslikud värvid ongi must on siis miinus ja punane on pluss alalisvoolu ahelates ja siis tuleme sellega 5 voldi juurde. Ehk et mina teen niimoodi, et nad oleksid enam-vähem loogiliselt sirged ka. Lihtsalt see on minu pedantsus. Nüüd on sellele ekraanile toide antud. Põhimõtteliselt peaks ta midagi tegema, päriselus ilmselt ta ei tee seda, aga põhimõtteliselt vähemalt on ta nüüd pinge olemas. Aga et andmesidega tööle hakkaks, selle jaoks tuleb siis vedada see nii andmeside kui ka siis taktsageduse otsad ka Arduino külge. Arduino on siis see seade, mis seda taktsagedust genereerib. Ja see siis määrab ära, et kui mitu bitti sekundis korraga edastatakse. On siis taktsageduse mõte tegelikult. Ja siit ma valin siis kõigepealt oranži, sellega ma teen ära selle STA ehk et siis andmeside otsa, see, et see natukenegi loogilisemalt tuleks, siis ma tahan teda ka natuke kaugemale, et ta sellest USB juhtmest mööda tuleks.
Lähen siia põhimõtteliselt üles välja, ma otsin kohta, kus ta peaks olema vot niimoodi. Ja siis ma otsin Arduino küljest ära, kumb on STA ots. Need on M-kumb nendest ülemistest osakutest klemmidest. Nüüd, kui ma tean, kumb ta on, ma tulen natuke siia lähemale ja tulen niimoodi. Ja peaks olema STA-d ühendatud. Teen ta natuke loogilisemaks, ilusamaks ka selle juhtme. Et oleks hea vaadata pärast seda skeemi. Hops, niimoodi. Nüüd on meil STA peaks olema peetud. Kontrollida saab niimoodi, et lähed siia juurde ja saad vaadata, kas on STA ots, mille külge sa selle juhtme vedasid. Ehk et siin peavad olema juhtmed siis täpselt sama tähistuse küljes. Ja siis võtame kollase värvi. Ehk et kui te kodus teete, siis värvide valik on vaba, võite ka ühe värviga vedada. Kontrollida ma seda ei saa, aga lihtsalt soovitus on kasutada erinevaid värve lihtsalt selle jaoks, et endal oleks lihtsam aru saada. Ja kollasega siis tuleme SCL-i ehk et siis selle taksageduse pinni küljest. Läheme siis siit niimoodi ülesse. Kuskil umbes sinna. Ops. Tuleme siis siia kuni kõige vasakpoolsema klemmini. Sest ma tean, et see vasakpoolne on SCL. Ja ühendame ta sinna ära. Ja nüüd on kõik andmeedastusühendused tehtud. Ja niimoodi igaks C asju ühendataksegi. Ehk et teoreetiliselt võiks siin olla näiteks ekraanil ka sellel siis igaks C üleminekul ka teisel pool täpselt samasugused otsad nagu on siin ja pahatihti umbes niimoodi neid tehaksegi, et järgmine ekraan lihtsalt läheb selle ekraani külge ja see, et millist ekraani adresseeritakse, määrataksegi selle ekraani aadressiga ära. Ja päris elus põhimõtteliselt see nii käibki. Aga et see asi päriselt ka tööle hakkaks, et oleks väga nagu kirjutada väike paar rida koodi. Selleks võtame siis koodi vaate, läheme siit teksti, ütleme continue, et see, mis plokkidega tehtud oli, see meid ei huvita. Me nagunii kirjutame kogu selle koodi üle, mis siin praegu olemas on. Kõigepealt esimese asjana me siis peame sisse lugema tegi, mis selle igaks C ekraaniga suhelda oskab. Muidu me peaksime kirjutama palju rohkem koodi ja me ei taha seda teha. Selleks on siis hashtag include ja tegi nimi läheb siis kõigepealt on väiksem kui märk on ju. Suure tähega on siis liquid ja kristal, alakriips, suur I, 2 ja C, siis tuleb punkt, hash ja suurem kui lõpetab siis tegi sisselugemise. Ehk et millele siin tuleb tähelepanu pöörata ongi see, et selle tegi nimi, see liquid kristal on siis algava suure tähega ja see on siis C++ tüüpiline just klasside ja muude sääraste nimetamisel soovituslik siis nimetamise skeem. Ja alakriips I2C näitab seda ära, et me tegeleme just I2C ühendusega. On olemas ka teine liquid kristalli teek ilma I2C-ta ja too on siis mõeldud selle ekraaniga suhtlemiseks, millel tuleks teha põhimõtteliselt kõik need ühendused, mis siin üleval näha on. Et me peaks siis kui kasutaks seda teist ekraani, siis me peaksime kõik need ühendused tooma Arduino külge, et see oleks päris palju ühendamist ja sellepärast seda ei tehtagi. Nii, järgmiseks me siis määrame ära konstanti. Selleks me saame täna teha sellist asja nagu int const. Kuna see siis programmi täitmise ajal see väärtus ei muutu, siis me kasutame konstanti ja selliselt meil on kogu aeg ta mälus olemas sellisel kujul. Võrdub, ehk et me nüüd omistame, järgmiseks on siis muutuja nimi, kasutame siis nime aadress näiteks. Ja aadressile omistame väärtuse võrdusmärgiga ja selle aadressiks oli siis meil, nagu me ka valisime, 0x27 ja semikoolon käib siis tavaliste lausete lõppu. Nende include lausete ja define lausete lõppu ei käi semikoolonit. Tuletan lihtsalt meelde. Nii, ja nüüd me kavatseme selle aadressiga ära kasutada kohe ja samamoodi siis selle tegi. Ehk et tegi põhjal me nüüd loome muutuja, mis siis on selle tegi esindaja, kui kuidagi niimoodi võiks seda nimetada. Päriselus nimetatakse neid objektideks. Põhimõtteliselt sellel muutujal on olemas kõik parameetrid, mis on sellest tegist tulnud.
et see on siis nii-öelda teegiobjekt, et rohkem OOP lähenemist ma selle kursuse jooksul selgitama väga ei hakka, kuna see on täiesti eraldiseisev kursus kuskil kunagi, et programmeerimises, et jah. Aga selleks, et seda teha, me siis kõigepealt nimetame või siis toome välja selle teegi uuesti, see on siis liquid crystal i2c. Ma kirjutada ka oskaks, nii. See on nüüd siis selle objekti tüüp, mida me nüüd nimetame. Me nimetame ta lihtsalt LCD-ks meelevaldselt. Esimene parameeter on tal siis aadress. Me saaks siia kirjutada ka julmalt sisse selle 0x27, aga me ei tee seda. Järgmiseks on siis elementide arv ekraanil, mis on meil 16 ja meil on 2 rida. Siis me paneme sulud kinni ja semikooloni lõppu. Ja nüüd on meil LCD objekt täielikult olemas, eeldatavasti. Kohe varsti näeme, kas see töötab ka. Setupi funktsioonis selle bin mode'i me võime üldse ära kustutada, me ei kasuta seda. Ja selle asemele kirjutame siis näiteks hoopis serial begin, punkt begin. Ja määrame talle siis kiiruseks 9600 sulgudesse ja peale sulgu tuleb siis semikoolon. Järgmine rida. Esimene asjana me siis käivitame selle LCD ekraani käsuga init. Tuleb lühendist või siis sõnast initialize ja sellega siis pannakse see suhtlus Arduino ja ekraani vahel tööle. Vastavalt siis nendele parameetritele, mis me selle LCD objekti või muutuja tegemisel ette andsime. Ja järgmiseks, selleks, et ekraanid midagi ka näha oleks, peame me teatud tingimuste, teatud ekraanid nõuavad seda, et taustvalgus sisse lülitada. Mitte kõik ei nõua, aga igaks juhuks ma toon selle ikkagi välja. See, isegi kui see on olemas, see ei muuda midagi halvemaks. Ehk et LCD, jällegi punkt ja backlight. Ja see on selles mõttes ilma parameetriteta funktsioon, selle väljakutsumine, ehk et sulgudesse ei käi midagi, aga kuna tegemist on funktsiooniga, siis sulud tuleb ikkagi panna. Ja lõppu läheb semikoolon, nii nagu ikka. Ja loop funktsioonis samamoodi kustutame selle praegu olemasoleva teksti või koodi siis ära ja selle asemele kirjutame kõigepealt delay, mis siis paneb protsessori ette antud ajaks seisma. Meie kasutame siis täna 1000 millisekundit ehk et 1 sekundit. Järgmiseks teeme siis selle, viime kursori esimese rea juurde. Tegelikult siis esimene rida, esimene element. Nagu ma ütlesin, et kirjutamist, joonistamist hakatakse ekraanide puhul vasakult ülevalt, siis see nii-öelda 0,0 on siin. Ma kohe näitan ära ka, mis see 0,0 tähendab. Ehk et me ütleme, et LCD punkt set kursor, jällegi me kutsume ühte funktsiooni välja, kursor, sulgudesse läheb siis selle kursori aadress või asukoht. See on siis nullis element, ehk et kõige vasakpoolne ja nullis rida, ehk et siis ülemine rida. Ja selle jaoks, et sinna midagi kirjutada, siis nii. Esimesele võib ka nimetada ülemisele reale, et lihtsalt kommentaarina juurde, et mida mu kood teeb, siis ma panen ka tekstid juurde, et siis on võib-olla natuke lihtsam jälgida. Ja tegelikult siis see kirjutamine on hästi lihtne, on lcd.print ja sulgudesse läheb siis see tekst, mida me printida tahame. Ehk et meie puhul siis näiteks esimene rida. Ja sulud kinni ja semikoolon. Ja tekst käib siis jutumärkide vahele, sulgude sees. Et see on asi, mida tuleb ka jälgida. Väga tihti tehakse sellega vigu. Ehk et see on lihtsalt näpunäide. Et olen isegi neid vigu teinud. Siis selleks, et teisele või siis alumisele reale kirjutada, viime siis kursori alumisele reale, ehk et siis alumise rea algusesse, ehk et siis elemendile 0, aga siis reale 1. See on nüüd see loogika. Ja siis selleks, et seda teha, me kirjutame siis lcd.set kursor, nii nagu ülevalgi. Ja jällegi siis nullis element, ehk kõige vasakpoolsem. Ja esimene rida nii-öelda, ehk et siis see alumine rida.
kuna või indekseerimist alustatakse siis nullist, siis tänu sellele on meil teine rida on siis aadressiga 1. Et sellepärast see lihtsalt nii ongi. Ja panen järgmise kommentaari ka korra, et kirjutame teisele reale, alumisele reale ja selleks, et kirjutada jälle samamoodi lcd.print ja sulgudesse läheb siis tekst jutumärkidesse teine rida. Jutumärgid lõppevad, sulud kinni, semikoolon. Ja nüüd peaks see kood töötama. Selleks, et seda teada saada, kas see töötab, me käivitame simulatsiooni. Kui midagi läks valesti, siis me saame siia peateate. Kui midagi läks hästi, siis peaks ekraan tööle hakkama. Hops, ja ekraan töötab. Et sellega on meie selline lihtne ülesanne tehtud. Ja simulatsiooni saame lõpetada siis stop simulationiga ja niimoodi see käibki.